tere taas kõik kanali jälgijad. Täna olen tulnud siis tõotatud maale Peipsi järvele. Tehti siis Peipsi jalgsi kalastajatele lahti, nii et kuigi ma iga aasta, kui ma siit õhtul maha tulen jala, siis ma mõtlen, et no järgmine aasta kindlalt jala ei lähe, et ootan siis, kui tehnikale lahti tehakse ja siis tuleb motokoeraga peale, aga see läheb kuidagi iga aasta meelest ära ja näete, see aasta oleme jälle siin ja läheme siis peale Raadnalt. Siin läheb üsna kiirelt sügavaks ja eelmine aasta näitas seda, et kala oli kaldast selline 300-400 meetri kaugusel, isegi lähemal. Nii et siin väga kaugele minema ei pea, aga noh, aastad muidugi ei ole vennad. Nii et ma kõnnin siit nüüd natuke peale ja siis vaatame, mis Peipsi järv täna pakub. Tegin siis esimese augu ära. Siin põhjas näitab mingit kala ka. Et ülejäänud rahvas siin marsib sinna suht kaugele esimese murru juurde, aga ma nii kaugele ei hakka kohe ennast pressima. Et hetkel siin küll näitab, jah, sügavus on 5,8 meetrit juba. Ma mäletan, eelmisel aastal ma püüdsin, mäletaks 3,5 meetri peal ikka, olin veel kaldal lähemal. Oleks võib-olla pidanud hakkama natukene varem isegi puurima, et seal kalda pool on veel püüdjaid. Et peab vaatama, kui neil hakkavad käed kiiremini käima ja mul siin ei võta, siis peab kalda poole tagasi minema. Nii teeme augu ka puhtaks. Siin vöö küljes on kohe sellise jooga kulp olemas. Vaatame siis ja alustan siis sellise landiga Rapala koopia, Chicken-Crapi koopia siis. Krappal või ma ei tea, mis see ukrainlaste toodang on. Ja proovime siis, mis siin saama hakkab. Vaatame kohe, kuidas see lant siit alla läheb. Vaatame, kas kala tuleb kohe üles vastu ka või. Aga ma arvan, et ma lasen landi ikka täitsa ilusti põhja peale ära ja siis, aga tulevad juba vastu, jah. Keerame kinni ära ja vaatame siis, mis saama hakkab. Et täna panin siis nende kinnast alla sellised hästi õhukesed kindad, millega saab landi lõksu kinni ja lahti teha. Et näppe külma eest kaitsta. Täna siis näitas -12 kraadi vist parklas. Et väga krõbe ilm. Et olingi pikka aega nagu kahe vahel, kas lähen täna Pärnu või tulen siia, aga otsustasin ikkagi siia tulla. Nii. Ja seal üleval pool esimesed 2 auku kala ei andnud ja tulingi siia täitsa kalda alla ning istun siin, noh muidugi kaamera pealt need puud tunduvad kaugemal, aga püügisügavus on ainult 2,8 meetrit. Et noh, enamus inimesed marssisid sinna taha esimese murru juurde. Aga näete, esimene korralik ahven ja põhimõtteliselt täitsa kaldast. Vaatame kohe. Et ega kui siin selle kala võtma saab, jah, siis selle kajaloodi võib vist põhimõtteliselt üldse välja võtta. Et pigem jääb ta võib-olla jalgu siin jaaga kalal ilusti all ja ilusti toksivad. Peaasi, et siit nüüd rahvas tuleb peale, peaasi, et keegi nagu ei näeks, et mis siin nagu juhtub. Peab hästi vaikselt tegutsema. Ja kurat, need kolmik ei kinni siia. Kätega väga vehkida ei tohiks. Viskame sinna kõrvale selle kala ilusti kelgu taha peitu. Nii. Et ei ole siia külje alla kedagi vaja õlma puurima. Aga ja kala on väga ilusti all. Nii, võtud läksid siin natuke äkilisemaks. Mõtlesin, et proovin korra vähe jäigema ridvaga püüda, kus on siis ka 0,22 liin. Aga nii kui sellise riistapuuga püüdma hakkasin, jäid võtud palju harvemaks. Ja panin nüüd siis 3 sentimeetrise võigi asemel 2 sentimeetrise suitsuahvena. Vaatame, mis nad sellest arvavad. Just loodan, et need siin mul seda minema ei vii, et see on mul viimane
viimane 2 sentimeetrine mudel sellest, et ma ei tea, miks seda värvi enam meie turule nagu ei jõua või milles asi on, et Rapala lant ju Eestis tehakse, et noh, oma poistele võiks ju ikka siia, ma saan aru, et meie turg on nii väike, aga noh, selle kohta võiks öelda, et see on lausa siuke kultuslant, näed, ja kohe toimis ja väga ilus ahven ja 2 sentimeetrise suitsuahvena peale tuli. Nii seal rahvas jälle kaugel piilub, liiguvad inimesed ringi, otsivad kala. Niimoodi. Ops. Ja võib öelda, et all on pilt on täitsa kirju kohe. Ja nii kui siis vahetasin seda põiki ja panin peenema varustuse, no näed, see on siin samas, selle võiks august käega kinni püüda, aga no las ta läheb minema. Ja kohe võtt märgatavalt paranes, et kaldale lähemal tuleb püüda peenema varustusega, siis on lootust rohkem kala saada. Ops. Nii, ja läheb järgmine. Ja praegu tuleb ikkagi nagu järjest siit. Aga noh, kala keskmine suurus on ikkagi väike. Noh, siit päris kõiki neid siuksed ei tahaks, et osad muidugi selline väike kala on just rümbana on hästi maitsev, et praed seal paar minutit ühelt poolt, paar minutit teiselt poolt ja on väga magus suutäis, aga noh, palju sa neid ikka võtad, et fileerimiseks võiks kala ikka natukene suurem olla. Hopsti, nüüd vajutas ilusti ja tuleb praegu ketti kohe, noh, sa oled natukene priskem, Lähed sina siia jää peale. No nüüd on konksud kinni siin igal pool. Ops. Et on küll vahe, millise liini otsa sa selle landi paned ja kui suur see lant on. Et jah, selle 0,22 vist on mul sellel toekamal ridal peal ja no kohe lõppes võtt ära. Et praegu mängisin ringi ja ainult tõmba, aga kala suurus jah, võiks olla natuke parem. Nii huvitav kala on nüüd all olemas, aga millegipärast tuli nüüd natukene vaiksem siin mõnda aega. Vaatame, kas lähevad jälle käima. Jah. Aga pisikesed olete. Põiklandiga püügi puhul ongi siis see, et võib-olla kui augu teed, siis alustad natukene suurema põigiga ja siis lõpetad väiksemaga, ehk siis suuremaga nopid alguses suuremad ära ja siis pärast koristad need väiksemad ka sealt selle väiksema põigiga ära. Aga noh, mõnikord rabab nii meeletult, et pole üldse vahet, mis sul seal otsas on. On ta 2, 3 või 5, et 7-sega ma üldjuhul Peipsil ikkagi püüan suhteliselt harva, siis peab ikka päris sügav vesi all olema juba. Nii, ja tuleb ilus ahven, hopsti. Nii. Ja noh, päris üksi püüdmast ei pääse nüüd üks kodanik, kes peale tuli, pani tähele, et ma siin kisun ja ossa reis, nüüd läks ilus kala ära ja tullakse siia õlma, ma arvan, puurima. Aga noh, päris lähedale ma endale siia ei lase. Ossa raisk, tõmbaski käepideme puruks praegu. Mida kuradit, siuke päts, et noh, see oli nüüd 4. see ritm, mis ma olen ära lõhkunud, no täitsa uskumatu lihtsalt. No ma ei tea, noh. Et vähekene tugevam võiks asi olla, aga no see on juba ilus päts, siukene 300 kindlasti ja lant on täitsa tunnelis.
katsume ta välja võtta siit. Ma ei tea, kas ma nüüd selle ridaga edasi saan püüda või. Aga no see ritm lihtsalt täitsa uskumatu. Ja see oli jah vist juba 4. Et no ühel vist olen pitsi ära lõhkunud ja ülejäänutel on siis kõikidel läinud see koht puruks, et no ma ei tea. Et kui keegi teeks midagi vägevamat, vastupidavamat, siis ma oleks kohe poolt ostma. Nii. Ja nüüd sai jälle ilusa kala siit lendu. Hopsti. No tule. Nüüd lendas ritvi ja auku ka veel, normaalne teema. Ai pask. Nii. Tean, nende peenikeste asjadega tuleb olla ettevaatlik, aga praegu on jälle väga ilus kala on all. Eks nad ujuvadki siin augu all ringi. Ja praegu siit tulevad järjest. Et kala võtta on ikka praegu väga hea. Ja läks ära. Ja praegu seda kajaloodi ei ole mõtet vaadata. Pilt on seal nii kirju, et ega sealt midagi väga välja ei loe. Pigem tuleb oma käe liigutustele keskenduda ja vaadata, mis kõrguse pealt see ahven võtta tahab. Aga praegu ikkagi hea, kala on põhjast lennus ja tahab siit kõrgemalt näpistada seda lanti. Nii. Aga pisikene läheb tagasi. No nii, nüüd ju kuskile lõpuse vahele kinni. No kas aitad ise ennast ujuma või? No väga tubli. Viisin natukene alla poole ja kohe viskas sellise ilusa, see on juba kala, mida kannatab fileerida. Ops, ja läheb siia jää peale. Nii, ja nüüd vajutas jälle ilusti ära. Tule, siin oled juba vähe priskem, hopsti. Väga ilus. Väga ilus. Et siia jää peal hakkab juba neid kogunema. Tegelikult on nii külm ilm, et vahepeal peaks nad kokku korjama. Muidu on neid all fileerida, kui nad täitsa nagu jääpurikad on. Aga kui nad on nagu hästi natukene jäätunud, siis võib-olla on, mitte võib-olla, vaid siis ongi neid natukene parem. Et kui nad veel läbi painduvad ja siuksed nagu lastsed on, siis neid on isegi mõnusam fileerida. Ja nüüd tuleb järjest siit ops. Sai jälle augu korraks käima. Et selle 2 sentimeetrise põigiga kindlasti mäng peaks olema ka natukene pehme, et seda sa ei tõsta niimoodi, nagu sa tõstad 3 või 5. Et natukene sellise, ei saaks just öelda, et nagu laisema mänguga, et seda. Aga tõsted on sellised lühikesed ja võib-olla niimoodi teravalt väristad vahepeal. Et natukene on see püük teistmoodi, kui püüda näiteks 5 sentimeetrise põigiga. Aga jah, see kajalood siin ei olegi tegelikult kõige mugavam, et ma pean kogu aeg teda siin sättima. Et mõtlesin, et panen ta omale siia jala külge, et siis peab mingisuguse rihma siia tellima vaatama. Et kindlasti on siis mugavam. No, nüüd nagu hakkab asi natukene pirtsumaks minema, et käivad ja togivad seda lanti. Noh, võta ära. Ja pani ilusti suu, hopsti. No väga ilus. Täitsa lõpnud ujus augu alla mingi nii suur jäätükk, et keeras mul püügi nahka. Ma mõtlesin ainult järsku, et mis värk on. Et
enam lant alla ei lähe, et siin jää all on jah, seda sulpi on nii palju. Et siin mingi aeg lükkas siin Peipsil jää liikuma, et sellepärast siia vist nii hilja ka peale sai, et muidu siin vist olid jääolud suhteliselt okeid. Täitsa lõpp, noh. Keeda nagu kuradi suppi siin raisk. No vaatame, kas nüüd saab püüda või peab siis tõesti hakkama puurima ja auku vahetama. Nii, ja nüüd tuleb midagi riskemat, aga näed, see oli natukene ebaaus. Oli lõpuse taga tal kinni see kongs, aga noh, koju sa tuled minuga. Nii, kindad hakkavad paratamatult märjaks saama, midagi ei ole teha, näpud hakkavad külmetama. Aga see käib asja juurde, tegelikult mul on kätesoendid ka, peaks panema need siia kinnaste sisse, et natukene verd soojendada seal käte sees. Et ma ühe korra kunagi külmetasin näpud niimoodi ära, et mul tuli sõrme otstest tuli nahk maha, no see oli next level ikka. Siis oli samamoodi, et siis vist oli isegi veel külmev ilm ja oli tuul. Ja no kalavõtt oli nii hea, et alguses tundsid, et näpud külmetavad, pärast ei tundudki enam sõrmi. Ja noh, siis tagasi teel koju sõites, siis oli ikka nagu said aru, et midagi läks nagu väga valesti. Ja said ikka külma suts liiga palju need sõrmed, et ma arvan, et järgmine aste oleks olnud gangreen ja amputeerimine. Et siin talvel peab olema natukene ettevaatlik. Et ei tohi väga hoogu minna. Nii, aga nüüd vahepeal peabki väikse vahekokkuvõtte siin tegema. Koristame kalad ära ja natukene liigume ringi. Keerame sellega siit korraks eest ära. Opsti. Nii, kott oli mul vist siin taskus. Et noh, siit ühest august paarkümmend tükki tuli kindlasti. See ritt läks pooleks ja siin mingid muud errorid olid ka veel, et natuke läks muidugi püügiaega kaduma, aga loeme siis nad üle. 1, 2, 3, 4 ja 24. Aga tundub, et vahetan vist ikkagi auku. Et noh, siia saab ju iga kell tagasi tulla. Ja puurin ma siis siia ümber, ütleme, paarikümne meetri raadiusesse selline 4 auku ja siis hakkan neid läbi töötama. Nii, siin veel oli 2 kala, viskame need ka siia ja siis hakkame puurima. Ja nüüd üle pika aja leidsin jälle vahepeal kala. Et siin mida lõuna poole seda kehvemaks see võtt jääb ja kala on kuhugi ära liikunud, et siis peab ise ka liikuma ja otsima. Nii, palju see kell on siis? Ongi lõuna täpselt, kell on 12.01. Siin vahepeal peab seda aluskinnast vahetama, just selle käe oma, mille ma siis seda ritva käes hoian, et see aluskinnas sai märjaks. Ja nüüd võib siis uuesti kätte tagasi panna selle. Ja nüüd peab ise ka sööma vahepeal, et tühi kott püsti ei seisa. Ja kui siin nüüd 2 püügi peale kokku võtta see Rivertechi kajalood, siis olen igati rahul. Just selle mobiilsuse pärast, et on sul keha küljes ja just tahvena püügil sa saad kiireid asukohta vahetada. Et see eelmine väiksem kajalood, mis mul oli siis koti sees, Garmin Striker 5, et seda sa ikkagi pidid järele vedama ja sul üks käsi oli kogu aeg kinni. Et sellel on mugav, võtad siit selle anduri ja viskad siit üle pea omal ja kõdid järgmise augu juurde ja sul on üks käsi kogu aeg vaba, sa ei pea midagi tassima. Et võib igati rahul olla. Aga ma söön selle tirina siit tühjaks ja siis 1,5 tundi veel natuke pingutame siin ja siis hakkame koju minema.
selline see esimene püük siin Peipsil see aasta siis oli. Et lõpus said akud tühjaks, nüüd siin lõppsõna tuleb filmida telefoniga. Aga püügipäevaga võib igati rahule jääda, et hommikul oli actionit küll. Oleks võinud kohe hakata varem puurima, et kala oli täitsa kallas, et püüdsin paarisaja meetri kaugusel. Aga no lõbus oli sellegi poolest ja actionit jagus nii katkiste ritmade näol ja nii edasi. Aga nüüd siis ma arvan edaspidi keskendus rohkem koha püügile, nii et püsige lainel, tellige kanal ja näemegi juba järgmises videos.